Kui Põhjamaades oli Tallinn-Monte Carlo ralli seltskonnal tõsiseid probleeme autode laadimisega, siis Saksamaal on laadimiskohti piisavalt ja elektriautod on kogumas seal riigis üha suuremat populaarsust. Võib koguni öelda, et tuntud autotootja Saksamaa on elektriautode osas maailmas esirinnas. Seal on loodud ka mitmeid elektriautode prototüüpe. Näiteks seda Tallinn-Monte Carlo rallil osalevat Tesla elektriautot võib pidada ehtsaks rallimasinaks. See kiirendab 0 kuni 100 vaid 3,7 sekundiga. Edukam on siiamaani olnud loomulikult Team Estonia ja ka temast väga vähe maha ei jää siis selline võistleja nagu Zero Tracer. No hetkel me oleme veel teel ühte vaheetappi, nii et aga siiamaani eelmised vaheetapid on kulgenud küll muretult, nii et Offenburgis lisandus paar sõitjat, selliste pisietapi tegijad meile juurde, nii et ja tulid seal ka nii-öelda elektriinimesed oma erinevaid sõiduriistu tutvustama, küll mootorrattaid ja jalgrattaid ja selliseid asju. Generally, you can say that the electric cars will change our society completely. They will change our daily life, and it's by far not enough just talking about range and possibility to go from A to B. So an electric car is really an environmental friendly car if the energy which is used for the car is generated additionally with wind power or photovoltaics or hydros. Laupäevani kestev elektriautode maraton on jõudnud otsapidi Šveitsi. Ralli seltskonnal on jäänud läbida veel sellised tuntud linnad nagu Zürich, Bern, Lausanne, Torino ja Monte Carlo. Tallinn-Monte Carlo ralli läheb kogu maailma ralli ajalukku, sest tegemist on teadaolevalt maailma esimese elektriautode ralliga.